ma arvan, üks niisugune läbimurdeline hetk selle raamatu kirjutamisel oli see, et ma intuitiivselt teadsin nagu kogu aeg, et see, kui sa oled inimestega kena, normaalne, loob paremad suhted kui see, kui sa oled selle mingi vastupidine versioon. Aga ma ei suutnud seda kõikidele ära tõestada. Otseselt nagu ei saanud sellest mõttest aru. Ja ma nagu kibelesin mingite nagu faktide ja numbrite järgi. Ja siis ma leidsin aastal 2015 sihukese raamatu nagu Firms of Endearment, mille otsetõlge on siis ettevõtted, kus hoolitakse, mille autor siis Raj Sisodia, kes on majandusanalüütik ja turundusekspert, võttis koos oma kaasautoritega vaatluse alla 67 Ameerika, Euroopa ja Aasia ettevõtet, mida siis iseloomustab selline juhtimisfilosoofia nagu conscious capitalism ehk nii-öelda teadlik kapitalism, mille eripära on siis see, et nendes kasum on tähtis, aga lisaks et kasum tekib läbi arusaama, et inimesed, kes nendes ettevõtetes töötavad, peab olema mingi kõrgem mõte oma tööl, miks nad seda tööd teevad, nad peavad suutma põhjendada seda endale, neil peavad olema mingid väärtused, et kuidas me seda asja teeme. Nendes ettevõtetes üldiselt juhid näevad, et nad on inimeste teenistuses, mitte käskijad ja nendes ettevõtetes on omanikud aru saanud, et tasub kasumit võtta välja pika aja peale, mitte nagu teha lühiotsuseid, mis maksimeerivad kasumit, aga samas võib-olla need tulevad keskkonna arvelt, tulevad töötajate arvelt, tulevad koostööpartnerite arvelt. Ja justkui nagu nende ärijuhtimise mudel on, võiks öelda, hooliv sõnal on hästi emotsionaalne. Aga pull on see, et sellel on päris tugevad ja kõvad tulemused. Kui sa oleksid, nende ettevõtete hulka kuuluvad näiteks ettevõtted nagu BMW, Timberland, Starbucks, IKEA. Nad võtavad vaatluse alla perioodi 1998 kuni 2013, 15 aastat. Kui sina ja mina oleksime investeerinud sellel ajal sihukesesse nagu börsi 500 suurimat organisatsiooni, mida on SP500 teataks neid, siis meie aktsiaportfell oleks sellel ajal kasvanud 118%. Kui me aga oleks teadnud neid nii-öelda firms of endearment, kes siis hoolivad keskkonnast, inimestest, kelle on suurem mõte kui ainult kasum, siis meie aktsiaportfell oleks kasvanud 1681%. Ehk 14 korda rohkem, kui ma oleks panustanud kusagile mujale. Ja see ongi minu jaoks nii-öelda see ratsionaalne emotsionaalsus. Et kui sa suudad oma inimestes tekitada entusiasmi ja uhkuse oma ettevõttele, oma aega müües, siis tulemused on üldiselt vägagi ratsionaalselt põhjendatud.